Miks te selle filmi üldse tegite? Kuidas jõuab kulturist filmi tegemiseni? No ma olen neid filme nagu ennegi teinud üks väikseid klippe ja ega selles filmis ei pidanud ka tulema suuremad kui lihtsalt mingisugune hästi väike lõik. Ta oleks nalja. Ega algul oli ainult klipp mõeldud, sest et ta pärast suuremaks paisus järjest. Ja stsenaarium sinna sisse tuli, see on täiesti kõik niimoodi juhuste kokku langemus. Kuidas te selle ideeni jõudsite? No idee autor või süüdi on selles Marek Almus, kes räägib ise võib-olla. Marek? Võtan süü enda peale, jah. No alguses asi, suve alguses, kui tegelikult natuke varem juba, kui ma enda blogis kirjutasin, et Kalmus läheb Hollywoodi, et sai peaosa, et sealt see asi nagu alguse sai. Ehk siis sa mängisid, ütleme, meediale Vingerbussi, jah? Noh, see blogi, kus ma seda pean, see on meie enda kodulehel, et sai nagu sõpradel lihtsalt nalja tehtud. Aga sealt nagu läks asi edasi, keegi kaevas selle sealt välja ja nii ta läks. Siis ma mõtlesin, et okei, ma mängin natuke edasi seda. No Hardi, sina oled seda filmi näinud, mis sa ütled? On sellel filmil mingi väärtus ka või on see lihtsalt tegijate rõõm? Jah, ei jõua pikemalt ju analüüsida, aga ütleme, et kui inimene sellest talvekaamuses praegu tahab endale või sõpradel või endal suu nagu naerule saada, siis see on asi, mis tuleb endale muretseda. Jah? Et võib-olla film tervikuna ei saa kultusfilmiks, ütleme nii, aga seal on vaieldmatult, igal juhul on seal see stseene, mis on täiesti pööraselt naljad. Ma arvan, et mingi 25 viimase aasta jooksul ma ei räägi ainult amatöörfilmidest, millest ma ei teagi väga palju Eesti amatöörfilme, aga et üldse Eesti filmidest ma ei ole näinud naljakamat stseeni. Näiteks kui see koht, kus filmi lõpupoole juba, ütleme, müütiliseks muutunud peategelane ehk protagonist on nagu Kalevipoeg, ütleme, tinglikult ja käiab või see nii-öelda mere ääres kivide vahel on käiakivi ja ta teritab oma mõõka ja seda käiakivi ajab ringi nukitsamees ja siis kaader avaneb ja siis paremas servas äkki tuleb, mitte ei ole taustamuusika, vaid on muusik ise, siis Erik Kriigeri näol, eks ole, ja laulab seda oma kuulsat rändrüütli või selle nii-öelda vaba rüütli laulu, eks ole, laul lõpeb ära, siis Kalevipoeg palub, et jätka, et veel üks laul ja siis ta hakkab oma naised on hullud seda laulu. See oli nii pööraselt naljaks, et ma ka vajusin täiesti, üksi vaatad seda, naer on selline kollektiivne asi, nähtus, eks ole, vajusin külili sisuliselt. Või kas või see, et väga lihtsate vahenditega on selline kunstiline mõõde asjale antud, et siin nii-öelda sõidetakse selle kuulsa Andy Warholi fenomeni peale, et ütleme, et kui üks tomatipurk, see Kämpeli tomatipurk on lihtsalt tomatipurk, me multiplitseerime seda, eks ole, läbi graafika paljundame teda mingi pinna peale, saame 20 purki ja see on kunst juba. Et siis antud juhul on see sama fenomen täiesti töötab, et kui üks selline lihase kimpudes kühmuline selline käed ei anna ligi ja kentsakalt kõndiv inimene, eks ole, on filmis, see ei olegi, küll me oleme näinud neid rämbusid ja kämbusid, eks ole, aga kui sul on 10 ühes kaadris selliseid tegelasi, siis see on väga võimas. See on täitsa pöörane. Marek, mida see näitlemiskogemus sulle andis ja teeksid sa seda veel, kui võimalik oleks? Kui palju seda näitlemiseks saab nimetada, aga igal juhul oli see väga lõbus ja põnev kogemus minu jaoks. Professionaali pilguga vaadata, sealt on ebaühtlane, nagu ikka kippuvad olema. Et kohati on täiesti nagu veenev ja usutav kohati on. Ja siis ei saagi aru, kas on meelega niimoodi natuke naiivne ja abitu, aga seda teil on, see kõigub, eks ole, aga nii ta ikka on selliste filmide puhul. Millest see film õigupoolest räägib? Me oleme sellest filmist juba tükk aega rääkinud ja me oleme siin vahepeal näidanud ka filmi treilerit, aga mis see nii-öelda, kui ühte lausesse või kahte lausesse võtta selle filmi idee, Marko, siis millest see film räägib? Ühte lausesse on nagu raske panna, aga sest filmi algus kui selline oli ka välja reklaamitud Mareki poolt juba siis, kui ta seda jama ajas siin ajakirjandusele. Et on selline leebe pereisa, kes käib lennujaamas ja siis naine lapsi röövitakse. Et
noh, algus nagu oli olemas, aga... See on üks ühele paroodia, vabalt ma eksitan, eks ole, see on ju tegelikult... Jah, ta on paroodia film. Süžett on maha pandud. Aga stsenaarium ise kui selline, et mõtlesime, et peaks mingisuguse teemaga ikka pikemalt sisse panema, siis kuna siis kevade paik oli need dopingu teemad õhus just rahvusvahelisel tasandil kulturismis, siis tõimegi selle teema sisse sinna, et noh, film on lõbus, lahe paroodia, aga noh, kui ütleme, sügavuti on siis sõnum kui selline on tegelikult tõsine. See oli sinu jaoks tegelikult sellise filmina esimene. Kas oli selliseid nüansse, mida sa ei oodanud, et filmi tegemine tähendab? Oli mingid raskusi selle tegemisel? Tegelikult ei olnud. Kõik tuli nii, nagu tuli ja kuskilt midagi õppinud ei ole. Arvan, et minu jaoks, ma ei tea, meie jaoks tuli ta nii, nagu me tahtsime välja. Üllatavalt kergelt ja lihtsalt kõik sujus, mingid takistusi kuskil. Kunsti seal ilmselt otsida pole mõtet või sellist, aga... Hardi, sa oled öelnud, et sa oled ühes intervjuus öelnud, et võib-olla sa teed isegi director's cut'i sellest filmist. Kas see oli tõsine jutt või suusoojaks öeldud? Ei, küllap ta sellest jutust ei selline mulje lihtsalt, aga noh, veel kord selle juurde tagasi tulles ütleme jah, et kui mul oleks võimalik, kui see materjali antaks minu kätte, et lõika sellest midagi, siis küllap ma lõikaks ja sellise lihtsalt tapmise tagaajamise, võib-olla sellise särtsaka ja dünaamilise asja, aga noor autor on läinud teist teed. Siin on ka sellist, kuidas öelda, siis peategelase sisekaemuslikku sügavust ja sisemonoloogi ja mida vaid, eks ole, kõike ja melodramaatiline noot on siin aeg-ajalt sees ja siin on väga palju sellist sees, mida mina nagu võib-olla väldiks, aga samas autoril on see õigus, et ta jätab selle sisse ja eks igaüks peab ise vaatama siis jah, kuidas talle mõikab see, aga ma ütlen, et eriti praeguses hallis ja koledas külmas sügises on see päris tore ja lõbus vaatamine. Marek, küsimus natukene teisest ooperist ka. Hiljuti olid kulturismis meistrivõistlused, kui ma ei eksi, ja sa noppisid sealt taas medaleid. Et millised su sportlikud eesmärgid praegu on ja millised suurvõistlused plaanis on? Plaanis olid pärast seda kohe kus poisid eile õhtul ära sõitsid, kus ma lihtsalt loobusin ütleme nii, et tervislikel põhjustel, sest see viimane valmistumine oli minu jaoks ikka väga ränk. Nii võistlustele eelnev öö kui peale võistlust. Midagi sellist ma ei ole siiani veel tegelikult üle elanud, et ma võtsin lihtsalt enda jaoks aja maha, et puhkan. Kuigi MM oli minu nagu eesmärk number 1, aga ütleme nii, et ma ei vedanud välja seal. Marko, tulles nüüd veel filmi juurde tagasi, siis selles filmis mängib suur hulk Eesti tippkulturiste peaaegu, et vist kõik kulturistid, et kas nad olid meeleldi nõus sellise avantüüriga kaasa tulema või pidid sa neid veenma koos Marekiga, kes võib-olla muidugi usku? Veenmisega polnud küll raskusi, kuna ma põhimõtteliselt see inimeste hulk on nii väike, kes selle alaga tegelevad, eriti veel tipus. Siis kõik tunnevad kõiki ja kuna ma kõigiga väga hästi läbi saan, siis veenmine polnud üldse raske. Minul tekkis küll selle vaatamisega seoses ikka täiesti üheselt seisukoht, et need mehed tuleb ära kasutada filmis, professionaalses filmis, tähendab just mitte üksikuna, nagu Marek võiks ka üksikuna, eks ole, väga võimsalt kaadrit täita, aga just, et mitmekesi on 10 sellist jõujuurikates on seda tahaks kasutada. See oleks midagi täiesti uut. Jah, et selle peale ise nagu ei tule või ei mõtle selles liinises, kui sa äkki näed seda. Et see tekitab kohe nagu paneb mõtted jooksma. Hardi, kui me räägime sellest amatöörfilmist, kui me räägime üleüldse amatöörfilmidest, siis tegelikult kõik ju kusagilt alustavad ja selleks, et kuhugi jõuda, kas selleks ongi tegelikult see ainuõige tee, et alustad sellistest lühifilmidest, alustad vaatamata sellele, et mõned võib-olla mõistavad hukka ja vaikselt lähed edasi, kuni tuleb esimene täispikk mängufilm ja nii edasi. Tuleb tunnistada, et see on ainuvõimalik ja ainus tee üldse, põlegi teist teed. Seda võib koolis õppida pingis, kui kuulata loenguid ja maailma režissööre, ma ei tea mida kõik, eks ole, ja monteerida operaatorid, aga kui sa ise praktikas ei saa katsetada ja läbi teha, siis suurt kasu ei ole. Igal juhul meil suur aitäh teile tulemast ja Bonzuna halastamatu ja kompromissitu esinastub järgmisel, mitte sellel, aga järgmisel nädala lõpul siis Coca-Cola Plaasas.